Kui hing kehastub ja sureb vastsündinu eas, siis oli see tema hingesoov kogeda varajast surma. Ta on väidetavalt juba mitu korda surnud erinevates seisundites. Ta oli juba kogenud surma erinevas vanuses, nii varajases kui ka hilises noorukeas, nii keskeas kui päris vanana, nii mehena kui naisena. Ta on saanud maksimaalselt kogemuse. Niisiis, kui hing läheb kehastumiseks vastsündinusse ja sureb varakult, see tähendab, et ta on võitnud niinimetatud loteriipileti, see on nende jaoks kindel evolutsiooni variant. Selline hing ohverdas oma elu ja suri varajases eas. Sellise hinge just tema lahkumise hetkest võtavad enda hoole alla seeravid eestkostjad ja paigutavad ta sinna niinimetatud maailma, kus need lapsed üles kasvatatakse. Seal maailmas kasvatavad sellelt planeedilt lahkunud inimesed, kes surid ja ei saanud piisavalt vanemlikku kogemust. Näiteks selles elus või ka varasemates eludes nad ei ole saanud isalikku või emalikku kogemust. Nad ei ole maises elus mingil põhjustel end isana või emana saanud täielikult realiseerida, kuid nad on selles elus saavutanud kõrge vaimse arengu, aga isalikku ja emalikku kogemust neil pole. Seetõttu kantakse need siin planeedil surnud inimesed üle nendele planeetidele, mida nimetatakse katseline varjupaik. Nendele planeetidele saabuvad ka lapsed. Luuakse perekonnad. See on kujundlikult öeldud. Selliseid nagu mehe ja naise vahelisi suhteid ja seksuaalsuhteid, et midagi sellist, siis seda ei ole, mu sõbrad. Kuid seal saavad mehed ja naised täiendavalt isaliku ja emaliku kogemuse, kes kasvatavad vanematena selliseid lapsi. See tähendab, et neile antakse need lapsed ja nad saavad nende vanemateks ning kasvatavad neid lapsi kuni 18. eluaastani. 18. aastaselt kuulutavad kaitseseeravid ehk meie keeles inglid neile juba täiskasvanuks saanud lastele, et nad võivad edasi liikuda edasiseks arenguks juba eluaseme maailmadesse ehk taevariiki, millest Jeesus Kristus rääkis. Ja need lapsed, kes valisid selle edasise arengutee nendele planeetidele, kantakse sinna üle nagu inglid seeravid. Nad alustavad oma seeravi ja seeravi sõdalase seeravi oleku kasvuteed. Neid kasvatatakse juba kui seeraveid arenenumatel planeetidel. Nii et mu sõbrad, kuid see pole ka veel kõik. Sellised hinged mängivad veel tähtsat rolli vanemate jaoks, kelle juures see väike beebi lahkub. Nad aitavad vanemaid tõugata vaimsele evolutsioonilisele kasvuteele. See tähendab, et lapsevanemate hingedel oli võimalus kasutada varasemates kehastustes kõike vaimseks arenguks. Kuid inimene ütleb, et ma ei hakka evolutsioneeruma ega kavatsegi seda teha, ma ei usu sellesse ja kõik see on jama, kas te olete kõike seda näinud. Üldiselt võib selliste vanemate laps surra. See tähendab, et on ainus võimalus tõugata selliseid uskmatuid vanemaid vaimsele evolutsioonilisele arenguteele. Muide, selliseid inimesi tuleb minu juurde palju, kes kaotavad oma lapsed ja elavad oma laste kaotust üle. Nad asuvad vaimse arengu teele selleks, et olla veelgi lähemal oma lastele. Tulevikus nad kohtuvad selle lapsega, kes lahkus varem ja nad tunnevad üksteist ära ja nende hinged tänavad üksteist. Sest kui väikseki suri, siis tal jätkus ju arengutee. Kuid need uskmatud Toomased said vähemalt võimaluse vaimseks arenguks läbi kannatuste, valu ja kaotuse. Kõik, mis siin planeedil toimub, see on tee paradiisi, see on tee Jumala juurde. Kuid tee valite teie ise. Vaimse evolutsiooni te saate läbida kas kergemalt, rõõmsamalt, kiiremini või venitate seda nagu kummi erinevate kannatuste, piinade, raskustega. Kui elu surub teid niivõrd nurka, et te olete valmis tegema ükskõik mida, kui ainult tuleks abi, sest
rohkem ma ei suuda. Alles siis saabub see hetk, mil te sünnite uuesti, ehk te hakkate uutmoodi mõtlema, uutmoodi tegutsema. Teie vaenlased kaovad. Kuhu nad kaovad? Nad lakkavad olemas teie jaoks kui vaenlased. Te hakkate maailma nägema armastuse prisma läbi ning juba ka uue kogemuse prisma läbi.